täna on pühapäev, ma nüüd olen natukene rohkem kabe. Selles suhtes, et ma ei suutnud eile seda enda YouTube'i videot isegi üle vaadata. Ma hakkasin uuesti nutma. Ma hommikul ärkasin, mul tuli jälle meelde, et on surnud. Ma hakkasin uuesti nutma. Proovime sellest üle alla. Nüüd ma lähen deposse, sest et eile keegi soovitas, et ta puistas jänestele ja merisigadele mingi pulbrit alla, mida saab depost osta. Ja ma lähen käin sealt läbi. Linda lubas kaasa tulla, nüüd ma ootan teda autos nagu loll. Reaalselt ma ei oleks kunagi arvanud, et mul üldse nagu linnud meeldivad. Praegu ma vaatan, et issand jumal, nagu lust on vaadata neid linde. Ainult, et ma tean, et selliseid suuri papagoisid, või suuremaid, neid tuleb hoida niimoodi, et nad saaksid nagu ringi lennata ja no meie kordus seda kindlasti ei juhtuks, sest no olgem ausad, kassid sööksid ära. Aga näiteks siuke kanaarilinnukesed. No kas need ei ole nunnud? Kõige hullem osa täiskasvanuks olemisest on see, et ma pean ise endale ütlema. Nagu ise endale. Ma ei taha endale öelda. Palun seletage mulle, miks ma pean iga kord, kui ma poodi lähen ostma uued käärid. Köögikäärid lihtsalt kaovad ära. Ei eksisteeri enam. Mul õnnestus depost väljuda ilma ühtegi lindu või looma ostmata. Nii et it's a win. Ma ostsin teie soovitusel, keegi soovitas mulle mingi pulbrit. Ma ei mäleta, kas ma rääkisin seda juba. Mul mälu on nii halb. Mingi pulber, mis sa paned nagu merisigade ja jäneste ja hamstrite ja puuride alla või sisse. See peaks nagu selle lõhna ära neutraliseerima. Siis ma leidsin samasuguse asja kassi liivavestidele ka. Ma ostsin need ka. Siis ma ostsin perseteisi käest mingid loomatoite ja asju. Fuck, kus ma auto on. Aga nüüd ma pean minema Nõmme turule, sest mu vanemad tulevad täna külla ja Margo ju tuli, sest mu isal oli sünnipäev. Kus mu auto on? Ma ei saa aru. Ja me peaks grillima hakkama. Ainult, et ma kaotsin oma auto ära. What the fuck? Ma olen väga confused praegu. Kus ma auto on? Ausalt. The fuck is happening, ma oleks praegu auto alla käinud. Ma ei tunne ju ära oma, see ei ole minu auto. Kus on mu fucking auto? Ma olen väga confused. Okay, never mind, ma kõndisin nagu väga palju oma autost mööda. Hakkasin teega lobisema. Aga ma tegelikult tahtsin öelda, et depos see teenindaja oli väga, väga tore ja väga sõbralik, sest ma küsiks, kas mul on kliendikaarti, mis mul ei ole. Siis ta ütles, et ma kindlasti soovitan teil teha kliendikaarti, mis ma tegin. Ja ma sain hinnavõitu 46,43 €. Nii et see on sääst. Vaatame, mida õhtuks grillimiseks võtta. Siin krevette, forelli. Ja mu isale täiega meeldivad silmud. Ja ma võtsin neid ka. Ostsin turu pealt tilli ja peterselli. Sa pead palju sööma, sul on väga palju lapsi. Anja. Mäletate, ma alles tegin tehnoruumi korda. Ütleme nii, et palju sellest alles ei ole. Aga ma pean uuesti alustama. Nii, tehnoruum on nüüd selline. Ütleme ausalt, ega tehnoruum ei saa kunagi vist väga hea välja näha, aga it's the best I can do. Siin on kanade toidud, kassitoidud, hamstrite, jäneste, merisigade ja mis iganes veel. Ja ma ei jõudnudki mingi sibulaid istutama minna. Kaatemit.
Arabella ütles, et ma pean seda tegema, sest muidu nad kuivavad ära. Just praegu sain kätte nagu salakaup. No näete, kui armsad nad on. Uskumatud ikka. Mina filmin sind vastu. Märten tõi meile uued tibud, sest et meil see siidikana väga tahab emaks saada. Aga nüüd me peame väga kavalad olema. Nii, ma panin nüüd siis üks võrega ette, et siis teised saavad käia vaatamas, aga ei saa vähemalt nokaga pähe lüüa neile. Aga eks me siis vaatame, mis siin saama hakkab. Just selja tagant, jah? Jah. Tere, mis teed? Kuidas käsi käib? Kuule. Süga pead tal. Nii. No, topsik. Nii. Kuidas sul läheb? On sul seal? Ta ei tunnegi raudselt, et tal midagi olla on. Nojah, eks mind... Vaata, see üks perse võdisema. Ja varsti tulevad meil külalised. Kõigepealt tuleb Andrei ja toob meie jänku tagasi. Tahtsid Kelliga jänkut omale. Mõtles, et proovib, et Kellil on natuke päris suur. Okei. Kellil on päris suur loomaallergia, aga nad lootsid, et äkki jänesega ei ole. Tuleb välja, et on. Nii et jänes tuleb tagasi. Tere, vaadake, siit tuleb meeni. Okei. Vaadake, see on see üks kadunud jänese poeg. Või noh, ta ei ole kadunud, ta elab terrassi all. Tahaks ta kätte saada. Vabandage, teie ema on toas, kui teil huvi on. Kuulge, tulge, ma olen sõbralik. Tule. Tule, väike baby. Kelli tuli, nuttes andis jänese tagasi. Väga kurb oli. Aga mina asun nüüd selle kallale. Mäletate, kunagi siin oli ilus peenar, nüüd see on kõik pirsses ja nüüd see tuleb ilusaks teha. Selle põõsa ma võtan siit maha ja siis istutan lilli. Lõpuks oleme jõudnud sinna, et Malju istutab. Mis sa meile istutad, räägi? Nartsisse, aga ma panen sinna sekka mõned tulbid ka. Kuigi mulle öeldi, et praegu on ainult nartsissi istutamise aeg. Aga ma läksin hüsteeriasse mingi hetki ja ostsin nii palju tulpe, et pole hullu, kui nad hukka saavad selles suhtes. Aga siiani on praegu kõik nartsissid. Mul on tegelikult veel nartsisse küll ja veel. Aga ma panen ka vahele gladiaator. Ma ei tea, mis see on. Ja siis ma panen need mingid ma ei tea. Ühesõnaga, ma ei tea, mis asjad nüüd kõik. Anef. Siuke loom. No see tundub võimas. Nii. Palju õnne, kallis mees. Palju õnne sulle. Sa ei taha teha YouTube videosid või? Tahan, aga ma ei taha olla Nastja. Sa tahad olla Marta? Aga me ei tahagi, me üritasime sul seletada lihtsalt, mida me sul soovime. Jah. Mida inimesed sul soovivad. Niimoodi, et sa avad pakke ja teenid meile miljoneid. Sobib või? Mina filmin, emme raiskab, sina töötad. Aga ma võtan raha endale ikkagi. Oot. Aga miks? Mis sa rahaga teed? Mis teed rahaga? Sa ei saa kogu aeg Rimis neid squishisid tõsta 1 euro eest. Selles suhtes sa saad ka raha, jah, see on loogiline, aga... Ja miks praegu sa filmid? Et meil oleks kokkulepe nagu... kivisse raiutud. Jah, salvestatud. Video evidence, 6-aastasega läbirääkimised. Marta, kas sul on minu püksid jalas jälle? Ta pani minust su pusa ka endale selga just. Ei, see on nende pusa. Minu pusa on see. Aga minu püksid? Minu taas minu oma. Kuule jõhverdis, too mulle ka süüa midagi.
anna üks tükk. Jõuluaeg hakkab tulema, mandariinid. Christmas time. Kahjuks ei saa võtta ennast kaasa. Mõtle, kui väga ta kardab, kui sul on nii palju lapsi. aga need ei karju kui mingi looma. Lapsed siis ei karju või? Lapsed on hullud peas. Ma praegu ei karju. Meil on maja loomi täis ja te ikkagi karjute pidevalt. Ma ütlen, et mulle meeldib see, kuidas ma riides olen, malju mingid plätud. Aga ma tõin lapse lasteaeda ja teised lähevad kooli ja siis... Mulle meeldib need pabulad siin toas. See on horrific, aga mõtlen, kõik on parem kui surnud loomad. Issand, see vaene hall jänes kõnnib ainult tagumiste jalgade abil. Ta lihtsalt lükkas ennast tagumiste jalgade abil vastu kappi. No nupsik. Mis mind ära jookseb? Tule vaata kasti sisse. Mis ta selle ühe kõrvaga toimub? Ta laseb ennast vabaks. Miks ära jookseb? Nii. Sa pead oma kribu toitma. Viska pikali. Viska pikali. Viska pikali ja panen sulle. Vägisi imetamine Jah. algab nüüd. Kui sa ei taha seda teha ise, siis me aitame sind. Nii. Ei, tule tagasi. Ei! Sul on literaali laps nälga suremas. Kas sind üldse ei huvita või? Muidu me peame... Nii, ChatGPT ütles teine variant. Me peame ostma kas kassipoja pulbrit või kitsepiima. Ma ei tea, kas meie siin loomapoes on kassipoja pulbrit. Ei ole või? Kitsepiim on nagu Prismas. On. Ja. Äkki sa tood mulle? Ma toon sulle. Okei. Näitan teile võrdlust, vaadake seda, kui pisiki see on. Ja vaadake seda volaskit. Panen siis ja teiste peale sooja. Ja varsti Märten toob sulle kitsepiima. Pikul. Tere! Lambatannekesed, et mõni oli ka selline viletsam ja siis tuli teda aidata. Nii jah, nüüd meie peame aitama kodus väikest jänkut. Ja. Nii, ma ostsin nii pipeti kui siis selle väikse süstla ka. See on insuliinisüstal tegelikult, aga ma arvan, et see ei tule nii suure survega, et see peaks paremini aitama. Eks näis. Nii, Märten tõi küll kitsepiima. Mis see on, pipett või? ma võtsin pipeti ja siis süstla ka. Tead, ma mõtlesin nagu nii, nüüd hakkab jälle see aeg peale nagu vanasti, et pidid lapsele piima soojendama, et ega me ei saa seda külma anda. Aga mis sa leidsid vahepeal? Mul üks follower saatis, et nemad müüvad laos sükest. Et nad on kuskil laagri piiri ääres. Ma küsisin, kas neil oleks nagu õiget pipetti käest. Vaata, see on ju liiga suur, see auk ei mahu talle suhu. Või teeks siia otsa augu. Ikka mahub. Ei mahu, ta on nii pisikene. Ühesõnaga, ma proovin alguses anda paar tilka kitsepiima. Ma praegu vaatasin ühte videot, kuidas see käib. Kõigepealt ma pean võtma sooja, märja sooja paberi, majapidamispaberi ja ta private parts tupsutama, sest et emased pidid enne neid lakkuma sealt allpoolt, et ta saaks aru, et nüüd on söömisaeg. Ja siis ma pean mässima paberi sisse, hoidma ta püstis asendis ja siis proovida anda paar tilka. Algu. Nii et, ma ei tea, see on külm praegu, on ju? Ma arvan, et seda peab nats soojendama. See on külm, jah? Jah. Nii, Robert ütleb ka kitsepiim oleks parem. No võt, teeme siis kitsepiimaga. Ja ongi sooja vette sisse väike klaas ja las see soojeneb natuke. Ütleks seda vaja soojendada kindla temperatuurini. Jah, see on elementaarne. Need tibud ka, kes me tõime sellele siidikanale. Esimene elasid mõlemad üle. Täna hommikuks Märten ütles, et üks oli surnud. Üks läks Jeesuse juurde, sest et ta oli sealt emalt välja jäänud. Ma ei tea siis, kuidas nii.
nii et me toome nüüd selle kana ja alles jäänud tibud tehnoruumi, sest et siis on vähemalt soojem. Ma ei tea, võib-olla see kana ei oska veel nii hästi nagu seda motherhoodi. Ja maitama teda. Uudne. Nii külmad need. No siin on tal väga hea. Tiiva all, musi. Ta hoiab nagu tiiva sees sama tibu. Vähemalt sina oled elus. Tema on ilus ja tugev. Äkki selle viisi. Mis on see majast toimub? Mina ei usu, et ma ei usu midagi, aga nii kõhna, et ma imetaks nagu mingi Auschwitzi klienti. Ma olen nagu see kuradi vikati, mitte vikati. Surmaingel. Ja surmaingel, vaata, kes vanasti olid ka need, kes... No ma ei tea, mulle tundus, et ta ei liiguta. See kõige väiksem siin üks roomab üldse ringi. Ma tean, et kõik roomavad, aga vaata ta on siin. Ei, tema on elus. See kõhna on surnud või? Kahjuks küll, jah. Jesus Christ. Äkki ma lämmatasin ta toiduga ära. Muidu sina ei ole midagi valesti teinud, ausalt. Sa pead sellest üle saama. Need ei ole sinu, see on loodus. Sa ei tee mitte midagi valesti, musi, ausalt. See lihtsalt on loodus. Peame karbi leidma. No, ma matan ta maha. Ma olen nüüd omadega jälle podcasti stuudios. No, pakkuge ise, kas see ennast suri ära või mitte. Vastus on, et ta suri ära. Ma ütlen, ma kartsin seda niigi, ta oli nagu päris väike ja päris hädaline, aga lohutan ennast sellega, et vähemalt ma proovisin. Ja noh, mis siin ikka teha. Minu kallis kaasa jõudis koju. Täna on siuke pakipäev. Vaata, lilled. Tundub, et need ongi Van Helde lilled. Van Helde on ise saatnud meile, jah? Lilled.ee, väga tore. Minu lemmik lilled, teile infoks. Siis ma sain kätte igast helmeid, vaata. Need sünnipäeva. Jah, mõtlesin, et Lendel ja Marin tuleb sünnipäev, on ju. Et siis ma tellisin igast kaisukaid ka, et lapsed saavad kaisukatele ise teha siis siuksed, ma ei oskagi öelda, kaelaehted või mingid asjad. Okei, tamiiliga ma ei ole nagu koonerdanud, ma arvan. Ma saan kalalegi minna. Jah, sa saad kalalegi minna. Need. Siis Lumilill on mulle saatnud küünleid. Ja muuseas, just teile vaatasin, et ma hakkab küünleid nii väheks jääma. Et praegu on just siuke küünalde põletamise aeg jälle täies hoos. Kui ja lõhnaga, vaata kui ilus ka. Väga ilus, jah. Cozy season. See lõhnab küll väga cozy't, et me osutame teist ka. See on sama lõhnaga. Väga mõnusad. Mis see on? Oi, see lõhnab veel eriti hästi. Oled, kas siin tuleb kraapida või? Ma ei hakka kraapima praegu. Siin on perse nagu. Oli tegelikult ära, ma loodan. Väga armas. Väga tore, I love gifts. Ja loomulikult tatleid juurde, mis on super, sest et ma alles kurtsin, et mul tatlipõud. Märtinile meeldivad. Mina armastan väga kuivatatud mangot, aitäh. Mulle ei meeldi üldse see. Ma pean tunnistama, lihtsalt mulle ei meeldi see chili osa seal. Aga need, I love it. Aga päev on sul pikk olnud, äkki lähed pesed siis oma perseva higi ära? Päev on olnud pikk ja päev ei ole läbi, sest et esiteks meil on vaja paar reilsi teha, mul on need story'd vaja uuesti teha, natuke olid valesti. Ja ma räägin teile ühte huvitavat asja. Mul taheti koostööd reilsi. Ühele tootele. Ma subscriberites näitasin seda toodet ka. See on päris tore asi. Ma ütlen siin see, millega saab lokke teha. Et terve pea lokke täis saada, see võtab umbes minul 2 minutit. Ülihea masin, väga tore. Ja ma tegin sellise reelsi, nagu ma
mida ma arvan, et võiks nagu töötada või nagu, kes mind subscribe ivad, siis ma näitasin seal ka ja literaali ma näitasin paari stories ja mul oli õhtul 5 kirja postkastis, kus inimesed on mingi, näe, ma ostsin ka selle. Et ma tean ju, kuidas asju müüa, eriti kui me räägime asjadest, mis mulle päriselt nagu meeldivad ja mis töötavad, on ju. Ja ma tegin neil reisi valmis ja täna tuleb, kahjuks see ei olnud piisavalt asterik, nii et palun tehke uus, mis on piisavalt asterik. Ja teate, ma ütlesin, vot ei tee. Ei tee, kui te tahate mingit asterik, mingit krõbistan küüntega, avan pakki, ma ei viitsi teha. Ma ei viitsi, ma tean, et see ei müü. Mina isiklikult scrollin niisugustest asjadest üle. Ma tean, et minu jälgijad samamoodi või nii palju, kui mul see diskussioon tekkis Instagramis. Ja ma ei tee. Ma ütlen, sorry, kui ei sobi, siis itšitan ta, siis ma ei tee lihtsalt. Aga mul on vaja teha Bigpanga story'd ära. Ja mul on vaja see prükkar ära teha. Ma just tahtsingi sellest rääkida, kuna me räägime, prükkari me teeme ikkagi siukse ilusa, aga me legit kasutame, see on väga äge asi. Ja teate, kui ilus see siin on? See roosa on uus, neil oli enne ainult musta minu meelest. Ja see sobib meil kööki mega hästi minu meelest. Aga ühesõnaga see töötab ka ära teha, jah? Ja ma lihtsalt ütlen, kes pärast ei viitsi riilsi vaadata, siis siia ma olenevalt ajast, mõnikord ma korjan siia kanadele, mingid siukseid toidujäänuseid, viitsi kogu aeg 100 korda väljas käia. Korjan siia ja siis õhtu viskan ära. Aga tegelikult, kui on palju mingit köögivilju ja asju, siis ma mõnikord toidu tegemise ajal panen selle siia laua peale ja viskan sinna selliseid juurvilja jäänuseid, mida saab pärast panna sügavkülma. Saad ise puljongi teha. Aga tead, minu meelest igati vajalik objekt köögis. On küll ilus ka, sobib hästi. Juba hakkasime müüma. Tegelikult me tahtsime õhtul Märteniga kuskile sööma ka minna. Nii et ma teen ruttu kõik asjad ära ja siis lähme. Kuna ma olen kaameramees, siis ma näitan teile oma püksi lihtsalt. Tahan ikka oma naisega matchida kuidagi. Märtenile meeldib, jah? Mulle meeldib, ma olen soomlane. Ütlesin, et me lähme sööma. Meil ei ole lapsi. Kas Pelju ei pidanud täna tulema? Ei, ta on ikka haige ja mõtlesin lasta olla, siis Viljandis ravib end. Ühesõnaga, lähme lõpuks ometi kahekesti ja nüüd saab välja sööma minna. See vaikus majas on ka mega hea. See on uskumatu isegi. Ja ma näitan teile vahepeal, kus on restoranis käia Maljoga. Mida? Et ma ühe korra võtan telefoni. Ja mis sul endal käes on? Telefon, mida iganes. Pakipinn, vaata venipakk või? Saadetis 1729 vist. Nii, meie esimesed käigud siis starterid. Mul on hummus. Mul on lõhed ceviche. Ja tisukusi veel. Ja tisu sullegi. No kuule, suur aitäh, sest et muffin on üks mu lemmikasjadest, nii ma hea meelega võtan selle muffini vastu. Ja õige ka muidugi, koolis tuleb käia, ei ole vaja käia mööda mallukate kodusid. Viskas käest ära telefoni, aga näe, ekraan alles põleb. Aga minu lestake. Mina võtsin suppi. Oh my god. See on nii hea. Appi. Mis sul viga on? Hangi elu endale olnud. Teist vist. Ma korraks vaatan. Jah, 3. Oi, me käisime söömas ja nüüd on Hiinast pakidel tulnud sulle. Ole Hiinast. See on see konks, millega sa saad Marta Kiigu panna lakke. Siin on heeliumimasin, sest et lastel tulevad sünnipäevad ja siin on lende meigilaud. Okei. Aga siis soovime head õhtut teile ja... Head õhtut ka minu poolt.